Jürgen, millises seisus meeskond praegu on? Kas kõik mängijad on terved või jääb keegi pühapäeval eemale? Pisivigastusi või küsimärke on, et Luka Poom on küsimärgid. Sinjov eelmine mäng ei olnud piisavalt terve, et meeskonda aidata, et küll pingi peal oli, aga viimasel hetkel selgus, et ta meeskonda aidata ei saa, nii et ka tema osas veel ütleme, selgub, nii et selles osas natukene nuputamist on, aga ma arvan, füüsilises mõttes Kalju mäng näitas, et oleme okeis seisus ja proovime meeskonna saada, ma arvan, nagu vähemalt sama heasse või võimalikku heasse seisu, et loomulikult need mängud energiat röövivad ja eks ole näha siis täpselt, kui palju meil sees veel on. Me oleme sellel hooajal Premier Liigas 26 mängu mänginud ja pole ühtegi kaotust veel tunnistanud. Mida see näitab nii sinu kui ka meeskonna kohta? Ma arvan, et sellised seeriad ei ole pigem juhus, et me oleme, tundub meeskond, keda on raske alistada, et meis on piisavalt sisu, et rasketel hetkedel välja tulla, et ma arvan, et see on võib-olla peamine. Mitmelt poolt oli kuulda, et peale Joonas Tamme lahkumist meie kaitsemäng natuke võbeles. Oled sa selle väitega nõus? Kindlasti on Joonast raske asendada, et seda me oleme mitmeid kordi ma arvan välja öelnud, et ta on ikkagi väga tugev mängija kaitseliinis, kes lapib päris palju auke, et võib-olla ma ei ole nagu selles mõttes päris nõus, et tavaliselt sügis ongi selline periood, kus ka kõikidel aastatel, kus väsimus hakkab vaikselt tulema, kus mängijad rohkem eksivad, et ma ei paneks seda võib-olla ainult nagu selle arvele, et see on päris tihti varasematel aastatel on selline nagu aeg, kus mängijatel tuleb rohkem eksimisi, sest juba hakkab väsimus natukene sisse tulema, nii et ma ei ole päris kindel, et see ainult üks-ühele sellega seotud. Viimased mängud ongi just näidanud pigem vastupidust. Kuidas sa hindaksid just viimaste mängude kaitseesitust? On keegi eriti silma paistnud või ootus ületanud? Ootus ületanud nagu raske öelda, sest me teame, et me arvan, et olemegi selline meeskond, kes kaitseb hästi, kellel on raske väravat lüüa, nii et ma arvan, et eriti võib-olla kui vaadata Kalju mängu, siis tuleb esile tõsta kogu meeskonna, ma arvan, hingestatud kaitsetöös, et jällegi ühte-kahte mängijat pigem oleks võib-olla ebaaus välja tuua. Sa pole viimastes mängudes kõiki vahetusi ära kasutanud. Miks see nii on? Mängude iseloom on natukene olnud võib-olla selline, kus vaadates ka pinki, et on vajanud võib-olla kogenud mängijaid, eriti sellistes mängudes, kus mäng on selline füüsiline, nõuab tarkust, kuidas see mäng lõpuni mängida, et pluss ma olen ka seda meelt, et sellistes mängudes mängimiseks on vaja see võib-olla õigus välja teenida, et nii treeningutel, varasemates mängudes, oma suhtumisega ja nii edasi, nii et eks ta mitme asja nagu koosmõju on olnud, aga jah, nendes mängudes ma ei taha võib-olla alati väga kergekäeliselt neid vahetusi teha, sest et see mängurütm ja selline kontroll lõpus on tähtis ja noored mängijad vahest tulevad mängudesse teise eesmärgiga võib-olla, et ka ennast näidata ja nii edasi, aga need mängud on lõpuks vajalist võita. Pühapäeval ootab meid Levadia. Millised detailid võivad selle mängu otsustada? Millel tuleb eriti tähelepanu pöörata? No, Levadiaga me teame, on alati väga võitluslikud mängud, nii et see on kindlasti üks määrav faktor, et tuleb, ma arvan, väga füüsiline mäng ja raske öelda täpselt ette näha, et sellised mänge vahest otsustavad ka sellised ebastandardsed momendid, nii et raske täpselt ette näha, aga kindlasti võitluslik mäng tuleb. Standardid on alati olulised sellistes, kui peaks mäng kinnine olema nendes mängudes olulised, nii et ma arvan, et sellised klassikalised asjad, et tuleb ise olla duellides tugev, võitluslik, standardites tugev ja siis võib mängu otsustada võib-olla selline individuaalne mingisugune meisterlikkus, nii et selles mõttes klassikalised elemendid. Levadia kaotas Paide vastu nende põhikeskaitsja. Kas see muudab meie ründemängus midagi või?
Ei, ma arvan, et mitte, et ka ma arvan, Levadia on piisavalt tugev selles mõttes, et neil ei ole jah, võib-olla päris üks-ühele võtta sellist mängijat sinna, sest ta on ikkagi üks liiga, ma arvan, parimaid kaitsemängijaid, nii et loomulikult see neile, ma arvan, nagu ei ole nagu oodatud, et nad kindlasti tahaks oma parimas koosseisus tulla, aga ütleme, Levadia ikkagi tugevust teades, neil on kindlasti sinna võimalik komplekteerida väga tugev liin, nii et selles osas me nagu kuidagi jah, ei näe, et midagi meil kergemaks läheks selle tõttu. Me juhime Levadiat 7 punktiga ja pärast Levadia mängu on jäänud 9 mängu veel. Kas pühapäeval Viik oleks rahuldav tulemus? Ei kommenteeri. Aitäh!